Tere hommikust! Mina olen Piret Sahkma Rahandusministeeriumist. Minuga koos on täna siin Andreas Aljas ja me teeme täna siis ülevaate minu omavalitsuse küsimustikest ja teenustest alusharidus, põhiharidus ja noorsootöö. Enne kui me lähme küsimuste juurde, annan ma korra sõnaõiguse Andreasele, kes siis räägib teile sellest, et kuidas küsimustikus orienteeruda ja liikuda. Väike tehniline sissejuhatus. Nii, palun, Andreas. Piret, jagasin ekraani ka. Siin on siis näha siis küsitluse esileht, nagu näha siis Exceli baasil üles ehitatud OneDrive keskkonnas. Siin esilehel on näha kohe sisukord, natuke sissejuhatavat ja abistavat infot. Ma näitan, et siin all on siis ka see otselink minu omavalitsuse lehele, kuhu me siis koondame siis ka infot kogu aeg juurde. Siin on näha ka siis, siin on ka üks tehniline juhend ka, kus on umbes sama info, mida ma kohe ka teile räägin. Siis pärast saab ka siit lugeda, kui vaja. Aga kui siia faili tagasi tulla, siis me ütleme selle ka ära, et kuna see on OneDrive keskkonnas, siis siin saab mitmekesi samal ajal täita. Ei pea ükshaaval tegema. Aga selleks, et üldse siin muudatust teha, siis nagu ka see juhend siin ütleb, siis kõigepealt esimese asjana tuleb see panna redigeerimise režiimi peale. Alles siis on võimalik muudatusi teha. Ja siin on ka navigeerimiseks on mitmed võimalused, nagu klassikalises Excelis saab siit alt liikuda vahelehtede peale. Aga kuna neid vahelehti on hästi palju, siis siit kõike ei saa, et see pluss teeb uue vahelehe, et ärge seda vajutage. Kui vajutage, siis võite selle lehe ära kustutada, et seda juhtub. Siit saab ka need lingid on siin aktiivsed, saab siit liikuda. Ja siis ka siin OneDrive'is on selline hea võimalus siin allvasakul tegelikult kõiki neid lehti vaadata. Kui nüüd konkreetsele küsitluse lehele minna, siis siin vasakul on kohe küsimus, keskel on siis vastuse veerg ja paremal on siis eelmise korra vastus välja toodud, mis on siis abiks. Vastus saab sisestada ainult siia keskele, kuskile mujale ta muudatusi teha ei luba. Lihtsalt, et kogemata ei juhtuks mingisuguseid äppardusi. Vastus tuleks sisestada igal juhul, ka siis, kui vastus ei ole muutunud, näiteks arengukavade puhul, et sellisel juhul lihtsalt kopeerida ja kleepida näiteks vastus siia. Et alati pigem sisestage just see uus vastus, mitte ärge kirjutage, et sama, mis eelmine. Lihtsalt siis, et palun siis kopeerida eelmine vastus. Osadel vastustel on ka valikvastused või ongi ainult valikvastused, tähendab, et ei saagi midagi muud sisestada. Näiteks siin vastavalt valida ja kui mingitel juhtudel küsimused halliks selliselt lähevad, siis see viitab sellele, et nendele küsimustele vastama ei pea, kuna nii-öelda eelmine vastus on ei. Ja midagi muuta ka ei luba siia lisada, et annab errori. Ja siis siin lõpus on, kui kõik need sisu küsimused on ära tehtud, siis on 4 sellist kokkuvõtvat küsimust. Küsime, et kas antud valdkonnas on mõni innovaatiline lahendus kasutusel teie omavalitsuses, et see on lihtsalt selline tausta küsimus, et sellega ühtegi kriteeriumit seotud ei ole, et sellele ei pea vastama, lihtsalt siin on võimalus siis omavalitsusel välja tuua, kui on midagi sellist erilist või huvitav või hea lahendus kasutusel valdkonnas, lihtsalt ära märkida. Siin on ka kommentaari vastus või lahter olemas siin. Lisaks palume märkida ka kontakt kindlasti ära, et siis kui meil tekib mingisuguseid küsimusi vastuste kohta, mida me täpsustada sooviksime, saame otse suhelda. Ja siis viimaks, kui küsimustik on täidetud, siis palun kindlasti märkida see siin ära viimases küsimustik on täidetud. Selle järgi saan mina aru, et küsimustik on täidetud ja see kandub tegelikult ka siia ette ära, et siis on näha kohe, et alushariduse küsimustik on täidetud. Et see on selline ülevaade siin esilehel olemas kogu aeg.
Vist rohkem midagi siin ei olegi, et peaks olema tuttav Excel. Selle ütlen ka veel ära, et siin all on see Zoomi nupp või nii-öelda jah, mille järgi, kui laptop ekraanis ei mahu ära hästi, aga on võimalik ka samamoodi neid lahtreid suuremaks, väiksemaks teha, et kui nagu need asjad ära kaovad või kui endale mugavamaks teha. See võimalus on ka ilusti olemas. Aga jah, rohkem vist ei ole, et jah, minu poolt kõik. Aitäh, Andreas. Kui kellelgi on küsimusi, siis võib käega märku anda ja võib ka siis chati otse küsida. Ja ma kohe alustan ka siis oma ettekandega ja järjekord on siis nii, et kõigepealt ma võtan alushariduse küsimused, siis põhihariduse küsimused ja siis noorsootöö küsimused. Ja Andreas siis jälgib seda, et kui kellelgi on küsimusi, et tõstab kätt, annab mulle siis teada või kui keegi on chati küsinud küsimused, siis ka, et ma püüan siis jooksvalt ka nendele vastata. Nii, jagan kohe teiega ekraani. Kõigepealt enne, kui ma liigun küsimuste juurde, siis paar asja, mida te peaksite tähele panema või mille üle te peaksite mõtlema, kui te küsimusi vastate. Esiteks see, et me kontrollime teie andmed üle, mida te vastate, et me palume siis ka sisuministeeriumitel aeg-ajalt üle täpsustada, kas need vastused on korrektsed või mitte, eriti kui need lähevad väga spetsiifiliseks ja ebatäpsed vastused me eemaldame. Teiseks on see, et kõik, mis te vastate, see tuleb ka avalikult ülesse. See tähendab ka teie kodanikel, ajakirjanikel on õigus siis vaadata, milliseid vastuseid te olete andnud ja eks nad siis võivad ka selle põhjal teha mingi loa. Et meil on olnud kogemusi näiteks kas Viljandi linnaga avatud valitsemise teemadel või ka Tartu linnaga, et arvestage ka sellega. Ning andmed, mida me küsime, on siis 2021. aasta kohta, et seega palun ärge tooge näiteid praeguste kehtivate õigusaktide kohta. Et kõiki neid küsimusi vastates alati siis fookus 2021. aastal. Ja liigungi kohe alushariduse poole ja esimeste küsimuste poole ja küsimustega me siis vastustega täidame siis mingite kriteeriumite, mingeid tasemeid. Ja neid tasemeid on 3, baas, edasijõudnud ja eeskujulik. Ja baastase on selline tase, mida üks omavalitsus peaks täitma. Üldjuhul need nõuded on tulnud siis seadusest või täidab suurema osa omavalitsusi neid vabatahtlikult. Ja meie metoodika on selline, et kui see baastaset ära ei täida, ega siis väga lihtsasti ei ole võimalik saada ka minu omavalitsuse lehel kõrgemaid skoore. Seetõttu ka palun teie tähelepanu, eriti juhtide küsimustele, mis siis täidavad ära baastaseme kriteeriumid. Esimesed küsimused siis puudutavad üldjuhul kõikides teenustes arengukavasid. Need on oma olemustele ühesugused küsimused, natukene võivad olla nihkes mõned kohad. Aga arengukava siis küsimused, kõigepealt räägin siis baastaseme küsimustest, et hinnatakse seda, et kas alusharidus on siis arengukavas käsitletav. Ja küsimus ongi, et kas teie omavalitsuse arengukavas on käsitletud alusharidust. Ja oluline on siis see, et see oleks käsitletud. See võib olla nii üldises arengukavas, aga kui teil on ka eraldi näiteks arengukava haridusvaldkonna kohta, siis sobib ka see. Et on jah, ei küsimus ning lisaks sellele, et te vastate, kas ta on jah või ei, palun teile juurde kirjutada ka arengukava pealkiri või veebilehe link. Ehk see on siis see pealkiri või veebilehe link, mida me ka siis avalikustame. Ja arengukava peab siis olema 2021 kehtiv. Edasi jõudnud tasemel hinnatakse, kas arengukavas on tehtud hetkeolukorra analüüs, on sisse seatud eesmärgid, kuhu tahetakse jõuda, tegevused ning viiakse läbi ka seiret. Ehk neid nüansse, mida edasi jõudnud tasemel tuleb ära täita, on vähemalt 4. Ja seetõttu, kui te soovite, et teil oleks edasi jõudnud tase täidetud, siis vaadake, kas teie arengukavas on toodud välja siis probleem või arenguvajadus, mis siis ilmnes analüüsi tulemustest lähtuvalt. Analüüs ei ole siis statistika, vaid analüüs on statistika tõlgendamine.
Et kui sellest andmetest selgub, et teil on probleem või arenguvajadus, siis palun tooge see probleem või arenguvajadus välja. Sellega olete täitnud ära siis hetkeolukorra analüüsi punkti niimoodi. Teiseks me hindame, et kas siis olete arengukavas seadnud ka strateegilised eesmärgid ehk siis sihid, kuhu te tahaksite arengukava perioodi lõpuks välja jõuda. Et selle kohta palume tuua näide. Kas te olete ka arengukavas ära kavandanud, kuidas te strateegiliste eesmärkideni jõuate, ehk kas te olete sinna ka märkinud vajalikud tegevused, mis te selleks peate ellu viima? Kui jah, palun tooge siia ka siis vastav näide. Ning viimaseks, et kas te ka seirate oma seatud eesmärkide ja näitajate täitmist. Ja me ei küsi siin majandusaasta aruandes esitatud infot, vaid eraldi infot. Kui jah, siis palun kirjutage see seiredokumendi või kokkuvõtte pealkiri või veebileheliink. Ehk see seire tulemused peaksid olema ka leitavad. Et edasi jõudnud tase täita, peaks olema kõik küsimused 3, 4, 5 ja 7 teie poolt täidetud. Arengukavas mõõtame ka eeskujulikud taset ja eeskujulikus tasemes on meil küll kinnitatud küll mõõdikuks see, et on olemas siis mõõdetavad indikaatorid, need eesmärgid on seotud riiklike arengukavadega, siis seda viimast osa, et eesmärgid on seotud riiklike arengukavadega, me hetkel ei mõõda. Ja me mõõdame ainult seda, et kas on mõõdetavad indikaatorid. See tähendab seda, et kas eesmärkidele, mis te olete püstitanud oma arengukava lõpuks, on olemas siis kas väljund või tulemusindikaatorid. Et need indikaatorid võivad olla ka aastate lõikes, näiteks, et kvalifitseeritud õpetajate tase tõuseb iga-aastaselt või püsib sellel tasemel, et mõlemad sobivad, aga ehk need ongi siis numbrilised väärtused, kuhu te tahaksite välja jõuda. Ja seda siis hinnatakse eeskujulikult tasemel. Kas arengukava kohta on küsimusi? Vist ei pole. Siis liigume edasi järgmiste küsimuste juurde ja järgmised küsimused puudutavad alushariduses lasteaia arengukava. Ja baastasemel siis kõikidel lasteaedadel on kehtivad arengukavad ning küsimus, mis seda puudutab, ongi, kas kõikidel munitsipaallasteaedadel on kehtiv arengukava vähemalt 3 aasta tegevuskavaga. Et seal on jah, ei vastus, et kui teil on see olemas, vastake jah, kui kellelgi on puudu, tuleb kahjuks vastata ei. Edasi jõudnud tasemel hinnatakse seda, kas arengukava on koostatud sisehindamistulemusi arvestades. Ja ka küsimus on siis selle kohta vastav, kas kõigil lasteaedade arengukavad on koostatud sisehindamisi tulemusi arvestades. Siin on jälle jah, ei küsimus. Ning eeskujulikul tasemel hinnatakse seda, kas arengukava koostamisel on aluseks kvaliteediraamistiku juhend. Ja küsimus selle kohta on siis number 10 küsimus, kas teie omavalitsusel on vastu võetud spetsiifiliselt lasteaedade arengut käsitlev kvaliteediraamistiku arengukavade koostamise juhend, millest lähtuvalt lasteaedasid arendatakse. Ja me palume tuua siis selle juhendi või raamistiku pealkiri. Palun ärge tooge siia arengukava koostamise määrust, mille alusel volikogu siis seab üles, vaid see arengukavade koostamise kvaliteediraamistiku juhend tegelikult on selline dokument, mis siis annab sisendi lasteaedadele, milliste väärtuspõhimõtetel me oma arenguid suuname. Et omavalitsuses võib olla kokku lepitud see, et mis on need väärtused ja nende järgi siis ka koostatakse oma arengukavasid. Et eelmises küsitluses tuli päris palju tavapäraseid arengukavade tehnilise koostamise juhendeid, et need me kahjuks õigeks ei loe. Liigun edasi. Järgmised küsimused puudutavad ka siis alushariduse valdkonda ja lasteaedade vastuvõtmise korda. Baastasemel hinnatakse seda, kas on olemas lasteaedadesse vastuvõtmise kord. Kui jah, palun sisestage siia selle korra pealkiri.
et selline kord peaks siis olema siis kõikides omavalitsustes, kus on munitsipaallasteaiad. Edasi jõudnud tasemel hinnatakse seda, kas lasteaedade vastuvõtmise korras on tingimustes sees, et lapsel on võimalik käia ka osaajaga või on tasu alla 5% töötasu alammäära, et siis sellist kohustust me ei hinda. Ja seetõttu ongi küsimus ka selline, et kas kõikides munitsipaallasteaedades on osaajaga kohtade kasutamise võimalus, millega kaasneb ka väiksem kohatasu. Kui teil on selline võimalus olemas, vastake jah. Kui teil sellist võimalust ei ole, kuid teie kohatasu jääb alla 5% töötasu alammäärast ja see kohatasu on mõeldud siis teie elanikele, ehk eelmine aasta oli see 29 eurot ja 20 senti, siis palun vastake samuti sellele küsimusele jah. Lisandus siis ka uus tase, eeskujulik tase, kus siis mõõdetakse, et soositakse vanemate elukorraldust. Selle mõõdiku eesmärk on siis mõõta seda, kas omavalitsused on mõelnud ka selle peale, et nende vanemad ja lapsed on liikuvad, et võib-olla vastavalt töölt või elukorraldusest lähtuvalt on lastel võimalik käia erinevates lasteaedades. Kuna EHIS võimaldab ka seda sisse märkida tehniliselt, et on näiteks 0,5 ühes lasteaias ja 0,5 teises lasteaedades, siis meie hindame seda, kas omavalitsus on seda läbi mõelnud ja reguleerinud ka omas vastavas korras. Kui te olete seda reguleerinud, et vanematel on võimalik oma lapsi, siis tähendab ka osaajaga ja ka mitmes omavalitsuses või mitmes lasteaias korraga käia, siis palun tooge viide siis sellele sättele ja määrusele. Nii, ja järgmised küsimused puudutavad siis alushariduse hoolekogu lasteaias ja mõõdetakse samuti seda jälle 3 tasemel. Esimene tase on siis baastase, et hoolekogud kõigis lasteaedades on olemas ja ka küsimus vastavalt sellele on siis, kas kõikides munitsipaallasteaedades on olemas hoolekogu. Jah, ei küsimus. Edasi jõudnud tasemel hinnatakse seda, et kas omavalitsus on kehtestanud hoolekogu põhimõtted ja ka küsimus on siis vastav, number 15 küsimus, kas teie omavalitsuses on kehtestatud hoolekogu töö põhimõtted? Kui jah, siis palun tooge korras näide või võite ka viidata korrale. Ning eeskujulikul tasemel hinnatakse seda, kas hoolekogud on võimestatud. Mida see tähendab? See tähendab seda, et omavalitsus koolitab oma hoolekogu liikmeid, innustab neid, kaasab neid. Ja siis me oleme teinud 2 küsimust selle kohta. Esimene küsimus on seda, et kas teie omavalitsus kaasab lasteaedade hoolekogude liikmeid alusharidust puudutavatesse otsustesse? Kui jah, siis palun tooge 2021. aastast vähemalt 1 näide. Selle näite te võite tuua hoolekogu protokollist või selle näite te võite tuua volikogu protokollist. Aga palun ärge siis tooge siia selliseid näiteid, mis on siis kohustatud hoolekogu poolt andma arvamust näiteks siis eelarve osas. Ja teine on, kas teie omavalitsus on koolitanud lasteaedade hoolekogude liikmeid seoses hoolekogu tööga? Kui jah, siis palun tooge 2021. aastast vähemalt 1 näide selle kohta. Ehk 1 näide koolituse kohta, teine näide siis kaasamise kohta. Ja et eeskujulik tase oleks täidetud, tuleb mõlemad küsimused vastata. Alushariduses on veel 1 küsimus, mis puudutab e-lahendusi ja seda mõõdetakse ainult siis edasi jõudnud tasemel, ehk kohustust omavalitsusel selle järgi ei ole. Ja mõõdetakse seda, et kas on olemas omavalitsuses e-lahendus lasteaedade vastuvõtmiseks ja küsimus on ka siis selle kohane. Ja palume siis tuua siis selle e-lahenduse nime, olgu selleks näiteks Arno või Liis, mida siis omavalitsused kasutavad. Veel on järgmised küsimused ja need puudutavad nüüd
2 järgmist küsimust puudutavad siis alushariduses lahtioleku aegade paindlikkust, hinnatakse ka seda ja hinnatakse seda edasi jõudnud eeskujulikul tasemel. Edasi jõudnud tasemel hinnatakse seda, et teenust pakutakse omavalitsuses aastaringselt. Ja küsimus ongi, et kas teie omavalitsuses on tagatud munitsipaallasteaia teenuse kättesaadavus läbi aasta. Ja siin ei ole mõeldud nagu konkreetses lasteaias, vaid omavalitsuse piires, et aasta lõikes terve aasta lõikes on võimalik siis tagada omavalitsuses lasteaia teenus. Et piisab ka näiteks sellest, kui suvekuudel on kogu aeg kuskil üks alushariduse asutus avatud. Eeskujulikul tasemel hinnatakse seda, et kas omavalitsusel on valmisolek tagada teenust ka 24/7 ehk ka öösiti ja nädalavahetustel. Ja seetõttu on ka küsimus selline, et kas teie omavalitsusel on valmisolek vajadusel tagada lasteaiateenust ööpäevaringselt, sealhulgas ka nädalavahetusel. Ja palume ka siis siia jah-ei küsimus vastata. Nii, liigun edasi. Alushariduses veel siis ka kriteerium info kodulehel ja järgmised küsimused puudutavad ka neidki. Ja baastasemel ehk rõhk siis baastasemel küsimustel omavalitsusel on olemas siis info omavalitsuse lehel. Ja küsimus on, et kas teie omavalitsuse kodulehel on teave kõikide munitsipaallasteaedade kohta koos lahtioleku aegadega või viited lasteaedade veebilehtedele. Kui jah, siis palun sisestage omavalitsuse asjakohane veebilehe link. Et siin piisab siis veebilehe lingi lisamisest ja teie baastase ongi täidetud, kui teil on olemas vastav leht. Ning edasi. Üks küsimus tuli, ma ei tahtnud vahele segada, aga et kas küsimus 20, ehk siis kas ööpäeva liigne teenus peab olema kuskil ka reguleeritud? Siin on praegu jah-ei küsimus, aga selles mõttes, et kui keegi sooviks seda andmestikku või andmeid kontrollida, et siis oleks hea, kui see oleks vähemalt kuskil kirjalikult olemas. On mõnis protokollis, et kui te olete näiteks arutanud seda või olete teinud mingi küsimustiku, saanud mingid tulemused, et kas üldse on vajadust ühtepidi ja teistpidi, et kas siis on nagu see valmisolek ka. Kui omavalitsus on nagu valmisolek ja on ka kuskil, määrusesse juba valmis ette reguleeritud, ikka siis nagu sobib ka nagu see, et kui ta vastab jah, siis ta peab lihtsalt olema valmis ka seda, niinimetatud tõendama, et ta tegelikult on sellel teemal arutlenud, tegelikult see vajadus on, et hea oleks, kui oleks nagu ka päriselt see analüüs ja kirjalik info kuskil olemas, et võimalus ja valmisolek on olemas. Nii. Ma liigun tagasi siis selle info kodulehele. Ja ma jäin edasi jõudnud taseme juurde, et ka kõigil lasteaedadel on siis, lasteasutustel on veebilehed ja seda siis taset täidab siis küsimus number 22 ja küsitakse siin, kas kõikidel munitsipaallasteaedadel on oma veebileht ja kus on toodud siis suurem osa infot järgnevast, lasteaia tutvustus, kontaktandmed, info lapsevanemale, õppekasvatustööst, huvitegevuse põhimõtted ning korraldus, sealhulgas projektid, dokumendid. Et kui teil on olemas, siis palun vastake jälle jah. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis info kodulehel on üldjuhul omavalitsustel väga hästi täidetud, et sellega suuri probleeme ei ole olnud. Alushariduses on veel mõned küsimused ja üks küsimus, mis siin siis puudutab, on lasteaedade kohtade puudumisel soodustatakse eralasteaedade osalust. Ja see algab küsimusega number 23
kus siis küsitakse, et kas teie omavalitsuse munitsipaallasteaedades on omavalitsuse lastele piisavalt lasteaiakohti alushariduse vajaduse ärakatmiseks. Ja seda küsitakse seetõttu, et omavalitsusi, kellel tegelikult seda vajadust ei ole, et neid siis selle kriteeriumi osas ei peaks hindama. Aga kui omavalitsuses on, ütleme, niinimetatud järjekorrad munitsipaallasteaedades, neil ei ole võimalik kõiki vajadusi ära katta, siis nad peaksid vastama number 23 kohti, et neid kohti on puudu ja teil tuleb täida järgnevad küsimused 24 ja 25. Ehk sellega ta on andnud sisendi, et on vajadus eralasteaedade kohtade järgi ning järgmine küsimus puudutab ka seda, et kas neid ka siis soodustatakse. Ja seetõttu küsitakse siis, et kas teie omavalitsuses on vastu võetud määrus, mis reguleerib omavalitsuse rahalise toetuse eraldamist lapse vanemale teenuse kasutamiseks eralasteaedades või lapsehoidudes. Et kui on, siis palun sisestage määruse pealkiri ja vastuvõtmise aeg. Siia alla lähevad ka need määrused, et kui lisaks sellele ka te toetate vanemad, et ta saab lastega kodus olla, kas need määrused sobivad. Ja eeskujulikul tasemel hinnatakse seda, kas lapsevanemaid koheldakse ühetaoliselt just eralasteaedades ja munitsipaallasteaedades ning see ühetaoline kohtlemine siis on läbi kohatasu suuruse ehk kas teie omavalitsuses küsitakse eralasteaia või hoiu lastevanematelt sama suurt kohatasu, mis munitsipaallasteaedade lastevanematelt. Et kui on jah, siis on ka eeskujulik tase täidetud. Veel me hindame alushariduse puhul rahalist kättesaadavust. Ja rahaline kättesaadavus siis ühtepidi hinnatakse edasijõudnud tasemel ja siin hinnatakse seda, et kas on soodustatud paljulapseliste toimetulekuraskustes perede lapsi ning ja teistpidi, et ka oleks mingid tingimused, mis välistavad soodustuse saamist. Ja järgmised küsimused siis number 27, 8 ja 9 ongi siis suunatud edasijõudnud taseme sisendiks. Ehk küsitakse, et kas teie omavalitsuses on kehtestatud määrusega eraldi soodustusi munitsipaallasteaedade osalustasu paljulapselistele peredele. Kui jah, palun lisage viide määruse nimele ja paragrahvile. Meil on vist toodud küll ainult määruse paragrahvilisel küsimustikus, aga kui võimalik, pange ka määruse nimi sinna, sest muidu me ei tea, millisele määrusele te viitate. Number 28 küsimus on taoline, aga siis küsitakse vähese sissetulekuga peredele. Ja siin me mõtleme lasteaia osalustasu siis määrust ja mitte mingeid teisi sotsiaalmäärusi. Et miks niimoodi, sellepärast, et lapsevanemad käivad lasteaedades või tähendab lapsed, kes käivad lasteaedades, nende vanemad teavad lasteaia osalustasu just läbi selle määruse ja läbi selle määruse nad peaksid ka teadma, millised soodustused neil on, mitte orienteeruma teistes määrustes või sotsiaalvaldkonna määrustes. Et seetõttu just, et on siht seatud nende osalustasus ka määrustesse. Ning viimane küsimus 29 puudutab siis välistavaid tingimusi. Ehk välistav tingimus võib olla näiteks see, et antud soodustused ei kehti, ma ei tea, 1,5 kuni 3 aastastele lastele. Et kui teil on ka sellised tingimused seatud määrustesse, siis palume need ka välja tuua. Et edasi jõudnud tasemeks siis peab olema täidetud soodustused paljulapselistele ja toimetulekuraskustes peredele ning välistavaid tingimusi ei tohiks olla. Rahalise kättesaadavuse juures hinnatakse ka seda, et kas lastevanemate tasud ületavad siis 10% alushariduse kuludest ja seetõttu me küsime ka, kui suur on teie kohalikus omavalitsuses kõige kõrgem võimalik munitsipaallaste kohatasu eurodes. Ja rõhk on siis oma elanikele, et kui teil on erinevad määrad oma elanikele ja väljaspoolt käivatele, siis tooge oma elanikele kehtestatud määr.
ja selle arvutusliku osa me teeme ise siia juurde. Nii. Alusharidusest on kõik. Kas on küsimusi alushariduse küsimuste kohta? Vist mitte. Liigume siis edasi. Järgmine teenus ja küsimused puudutavad põhiharidust ja algab ta taoliselt nagu alushariduski küsimustest arengukava kohta. Hinnatakse samuti 3 tasemel, baastasemel, et kas on põhiharidust käsitlev arengukava olemas. Ja esimene küsimus siis ongi selle kohta, et kas teie omavalitsuse arengukavas on käsitletud põhiharidust. Kui teil on üks arengudokument, võite viidata sellele, kui teil on ka täiesti eraldi haridusele arengukava, võite viidata ka sellele. Ja palumegi siis tuua see põhiharidust käsitleva arengukava pealkirja või veebilehe lingi. Edasi jõudnud tasemel hinnatakse, kas on arengukavas siis olemas hetkeolukorra analüüs, seatud eesmärgid ja tegevused, et võrreldes siis alusharidusega siin ei hinnata seirelt. Ja küsimused ongi, kas arengukavas on analüüsitud põhihariduse valdkonna probleeme ja võimalusi, kui jah, palun nimetage vähemalt üks analüüsi tulemusena ilmnenud lahendamist vajav probleem või arenguvajadus. Ehk jällegi hetkeolukorra analüüsi osa täidab siis see, kui te suudate välja tuua arengukavast probleemi või arenguvajaduse ja see peaks lähtuma siis analüüsi tulemustele ja nagu ma juba alushariduses ütlesingi, siis analüüs ei ole statistika näitamine, vaid statistikast tulenevate probleemide tõlgendamine. Kas on seatud eesmärgid? Ehk see on number 4 küsimus. Kas arengukavas on valdkondale seatud eesmärgid, millist mõju või muudatust taotletakse arengukava perioodi lõpuks? Et palun tooge siis ka selle kohta üks näide. Ning kui teil on olemas ka eesmärgid, kuhu te tahate välja jõuda, siis me küsime ka, millised on need tegevused, mida te selleks teete. Palume tuua vähemalt ühe sellise tegevuse, mis te plaanite siis teha. Kui kõik need on täidetud ja asjakohased, siis edasi jõudnud tase on ka teil täidetud. Eeskujulikul tasemel hinnatakse seda, kas arengukavas on püstitatud mõõdikud ning tulemusi seiratakse. Ja siin siis on küsitud, et kas on siis eesmärgi täitmiseks seatud mõõdikud. Mõõdikud on siis numbrilised väärtused. Ja palume tuua siis ka mõne näite. Ning kas te ka tulemusi seirate ja siis me palume tuua näide seiredokumendi kohta. Ka toote välja kas selle pealkirja või veebilingi ja me ei soovi siis seda seiret, mida siis majandusaasta aruandes esitatakse või mida alles siis koostatakse. Et eraldi dokumenti just. Et sama taoline nagu oli siis alusharidus. Vahepeal on üks küsimus ka veel alushariduse kohta tulnud. Nii, ja. Kas oma elanikele kehtestatud määr lasteaia osaluses tähendab seda, et mõlemad vanemad on koos sissekirjutusega või üks vanem? Aga siin vist vahet ei ole. Ma ei selles mõttes, et oma elanikele, et kuidas te määruses olete kehtestanud, kes on teie oma elanik, et kas teil on veel erisusi selles, et kas üks vanem või mõlemad vanemad. Kui on, need erinevalt, siis ilmselt tuleks see kõrgem määr kirjutada, kui on oma elanikule ka erinevad hinnad. Jah, rohkem ei ole, et ongi erinevad hinnad, et kas üks vanem või mõlemad vanemad. Siis kõrgem määr. Siis tuleb kõrgem määr, sest et on ikkagi oma elanikule. On erinev kohtlemine. Nii, aga ma liigun edasi siis põhiharidusega ja põhihariduses on ka selline kriteerium nagu hoolekogu ja seda mõõdetakse baastasemel ja hoolekogudes siis mõõdetakse seda, et on olemas siis
et hoolekogud on kõikides koolides ning on olemas nende moodustamise ja tegutsemise kord. Ja küsimus on ka selle kohta, kas teie omavalitsusel on olemas hoolekogude moodustamise ja tegutsemise kord. Kui jah, siis palun sisestage tegutsemiskorra täpne pealkiri. Ja hoolekogude osas siis rohkem siin teisi tasemeid ei mõõdeta. Veel üks siis põhihariduses hinnatakse seda, et kuidas siis toimub arenguvestlused koolijuhtidega. Ja varasemalt oli siis ainult edasi jõudnud tase, kus siis hinnati seda, et vähemalt pooltega tehti arenguvestlusi ja lisandus ka siis nüüd alates siis uuest 2021. aasta andmetes, et eeskujulik tase, kus siis kõigiga on tehtud need intervjuud. Ja küsimus ongi, kui paljude munitsipaalkoolide juhtidega peeti 2021. aastal arenguvestluseid. Ja see on siis valikvariantidega, et mitte kellegagi, mõnega, pooltega, enamikega ja kõikidega. Et palun siis nendele ka vastata. Et sellest ühest küsimusest siis täidetakse mõlemad kriteeriumid. Veel üks uus kriteerium, mida varasemalt ei olnud, mis siis ka tuleb alates 2021. aastast, hakatakse hindama ka seda, et kas on ka haridusvaldkonna teenistuja, kuna hariduskulud moodustavad omavalitsuste kuludest üle 50%, see on hästi suur valdkond, siis on leitud, et on ka hästi oluline mõõta seda, et oleks omavalitsustes valdkonna kureerija. Ja seda hinnatakse edasi jõudnud tasemel. Ja küsimus, mis seda puudutab, on number 10 küsimus, et kas 2021. aastal oli omavalitsuses eraldi palgal haridusvaldkonna kuraator või valdkonnajuht. Kui jah, siis palun kirjutage selle ametikoha nimetus. Ma soovitan siia kirjutada siiski, kui teil on, ütleme, suuremad struktuurid, mitte neid niinimetatud poliitilisi kohti, vaid ikkagi neid, kes sisuliselt tegelevad ja kureerivad nende haridusvaldkonnaga, et tuua välja selle ametikoha nimetus, seetõttu, et oluline on ka siin, mida me hindame, on selle haridusvaldkonna eestvedaja haridus. Ja eeskujulikul tasemel hinnataksegi seda, et kas valdkonnajuht on vähemalt magistriharidusega ja sellest on ka küsimus, et millist haridustaset haridusvaldkonna kuraator, valdkonna juht omab ja on ka toodud siis need variandid, et sealt te saate siis valida, millist haridust ta omab. Et jah, et jätke välja need, ma arvan, need poliitilised ametikohad või kes on lihtsalt määratud valdkonna eest vastutajaks, aga kes ütleme võib-olla igapäevaselt ja väga sisuliselt sellega ka ei tegele. Aga kui teil on ka sellised, kes väga sisuliselt igapäevaselt selle haridusvaldkonda veavad, siis sobib ka nende ametinimetus ja nende haridustase. Ja põhiharidusega ongi kõik. Põhihariduses rohkem meil küsimusi ei ole, ülejäänud andmed siis me saame mujalt. Kas põhihariduse kohta on küsimusi? Siis ma liigun edasi. Liigun noorsootööle. Noorsootöös oli päris palju küsimusi ja proovin ka neid siis ära siin tutvustada. Ja nii nagu alusharidus ja põhiharidus algab see arengukavaga. Ja arengukava siis mõõdetakse 3 tasemel. Ja küsimus on aastatasemel, et kas teie omavalitsuse arengukavas on käsitletud noorte valdkonda, see tähendab siis noorsootööd, huvitegevust, huviharidust, noorte kaasamist. Et ühte nendest või kõiki nendest. Kui jah, siis palun kirjutage selle noorsootööd käsitleva arengukava pealkiri või veebilehe link, kus te siis viitate, et te olete oma arengukavas mõelnud ka sellele valdkonnale. Edasi jõudnud tasemel hinnatakse, et kas noorte valdkonna osas on tehtud hetkeolukorra analüüsi, seatud eesmärgid, ka siis tegevused nende eesmärkide elluviimiseks ja viiakse läbi ka seired selle jaoks. Ja ka järgnevad küsimused seda puudutavad. Küsimused 3, 4, 5 ja 7. Ja täpselt samamoodi
et hetkeolukorra analüüs on täidetud siis, kui te olete leidnud analüüsi tulemusena ilmnenud lahendamist vajava probleemi või arenguvajaduse. Olete selle välja toonud. Seatud eesmärgid on täidetud siis, kui te olete ka seadnud siis arengukava strateegilised eesmärgid ja toonud näite selle kohta. Ning kui te olete ka läbi mõelnud, et millised tegevused te selleks toote, siis ellu viite, siis me palume ka näidet selle kohta. Ning kui te olete ka läbi viinud seiret antud valdkonnas nende eesmärgide ja näitajate täitmise kohta, siis me palume viidet siis selle seire dokumendile või kokkuvõttele või veebilehe lingile, kus on siis võimalik tutvuda siis seire tulemustega. Jah, et edasi jõudnud taseme täitmiseks peaks siis omavalitsusel olema täidetud nii küsimused 3, 4, 5 kui ka 7. Eeskujulikul tasemel on siis hetkel, et arengukavas on mõõdetavad indikaatorid ning eesmärgid on seotud riiklike arengukavadega. Nagu ma ütlesin, siis riiklike arengukavadega seotust me see aasta ei mõõda, vaid ainult siis indikaatoreid ja küsimus, siis 6. küsimus. Ma ei vabandust, mul on vara küsimus siia sattunud. Aga küsimus oli see nagu eelmistelgi, et kas teie arengukavas on seotud vastavad tulemus- või mõõdiknäitajad, et te saaksite siis arengukava tulemusi mõõta. Nii, aga siis arengukava kohta kõik. Järgmised küsimused puudutavad noorsootöös noorte kaasamise kriteeriumit ja need küsimused puudutavad edasijõudnud eeskujulikku tasemet. Edasijõudnud tasemes meid huvitab, et kas on olemas ka noorte volikogu. Selle kohta on ka küsimus, kas teie omavalitsuses on noorte volikogu, mis tuleb seadusest, selle alusest. Eeskujulikult tasemel, et kas toimuvad noortekogu valimised. Ja kus on noorte volikogu valimised, me palume tuua siis valimiste kuupäeva. Viimane kuupäev võib olla 2021, kui teil on valimised toimunud enne seda, siis me palume tuua ka selle aasta varasema aasta. Et ei pea olema siis 2021. aastal need valimised toimunud. Baastaseme indikaatori tulemused me saame teisel moel, seda ei vaja. Hinnatakse noorsootöö raames seda, et kas noorteühendusi toetatakse, ühenduste toetamine. Hinnatakse seda ja edasijõudnud tasemel hinnatakse seda, et siis omavalitsus toetab noorteühendusi üksikkorras. Ehk kas teie omavalitsus toetab rahaliselt noorteühendusi? Kui jah, siis palun nimetage vähemalt üks. Eeskujulikul tasemel hinnatakse seda, siis, et kas toetust antakse korra alusel või komisjon määrab seda, et emba-kumba, mõlemad on lubatud. Ja küsimused ongi, kas on kehtestatud noorteühenduste toetamise kord. Kui jah, siis palume tuua selle korra nime või kui korda ei ole, aga toetust määrab komisjon, siis palume tuua ka siis selle. Järgmised küsimused puudutavad noorte valdkonda käsitlevat komisjoni. Ja seda mõõdetakse 3 tasemel, baas, edasijõudnud ja eeskujulik. Ja baastasemel siis mõõdetakse seda, et kas noorte valdkonda käsitlev volikogu komisjon on moodustatud ning küsimus ongi, kas on moodustatud siis noorte valdkonna eest vastutav volikogu komisjon ja see ei pea olema siis kindlasti just ainult selle valdkonna komisjon, vaid see võib ka olla nii, et on mingi teine komisjon ka, või teise komisjoni üks osa, näiteks on haridusvaldkond ja sealhulgas ka noorsootöö või noorte valdkonna. Kui see on olemas, siis palun kirjutage selle komisjoni nimetus. Edasijõudnud tasemel hinnatakse seda, et kas selles komisjonis on ka noorte valdkonna teemasid käsitletud ja noored on kaasatud, ehk 2 tingimust peab olema täidetud. Kui noored on
kui noorte valdkonna teemasid on komisjonis käsitletud, siis me palume ühte viidet selle kohta, kus siis komisjon on seda teemat arutanud ja viidet siis palun selle protokollile, kus on võimalik siis tutvuda sellega. Ning teine küsimus, mis siis annab täitmisele, et kas noored on kaasatud, ongi küsimus, kas noored on kaasatud selle komisjoni töösse. Lisaks siis valitud volikogu liikmetele, et palun tooge viide protokollile, vajadusel täpsustage, kui protokollis see välja ei tule. Ehk näide, et kas on kutsutud noortevolikogu liige või mõni aktiivgrupi liige või mõni noorteühendus või on need noorteühendused siis varasemalt arutanud ja see arvamus on juba komisjonis olemas. Ehk et oleks näha, et noorte arvamus jõuab ka komisjoni. Ja eeskujulikul tasemel hinnatakse seda, et kas noored saavad osaleda komisjoni otsustusprotsessis hääleõigusega. Ja siin me küsime, et kas komisjoni koosseisu kuulub ka alla 26-aastaseid isikuid, sest noori loetakse kuni 26-aastasteks. Ja kui teil on muidugi olnud õnne, et volikogus on lihtsalt tavaliige, kes on alla 26-aastase, siis te saate vastata, et jah. Aga ka omavalitsustel on õigus komisjoni kaasata siis isikuid, kes siis ei ole volikogu liikmed. Ja kui ta on teadlikult valinud ka näiteks noorte esindaja sinna või mõne noore just sellest lähtuvalt, et noorte valdkond oleks ka esindatud seal, siis jah, palun vastake, et kas see komisjoni koosseisu kuulub ka selliseid isikuid. Kui on, siis on ka eeskujulik tase täidetud. Noorsootöös on ka järgmine kriteerium on kvaliteedi hindamine ja küsimused puudutavad seda. Esiteks siis see, et millal siis kvaliteedi hindamine viidi ja siin me palume siis tuua see aastanumber, et millal kvaliteedi hindamist läbi viidi. Edasi jõudnud tasemel hinnatakse seda, kas kvaliteedi hindamise tulemused on avalikustatud. Ehk küsimus on ka, et kas noorsootöö kvaliteedi hindamise tulemused on avalikustatud. Kui jah, siis palun lisage vastav link, et need kvaliteedi hindamise tulemused peavad olema siis ka veebilehel leitavad. Ning eeskujulikul tasemel kvaliteedi hindamist mõõdetakse selliselt, et kui neid tulemusi ka siis arvestatakse strateegilistes dokumentides, on see siis arengukava, eelarvestrateegia ja küsimus ongi, kas strateegilised dokumendid on koostatud kvaliteedi hindamisi tulemusi arvestades. Kui nii on, siis me palume tuua selle kohta ka näide, et kus on ka siis aru saada, et vastav tulemus on tulnud varasemalt kvaliteedi hindamisest ja nüüd see on jõudnud ka arengudokumentidesse. Järgmised küsimused puudutavad siis noorsootöös tunnustamist ja siin me oleme pannud tärniga. See tärniga seda, et kriteerium on päris laiapõhjaline, et me andmetest lähtuvalt korra vaatame üle, et kas kõiki omavalitsusi peaks ühetaoliselt hindama. Võimalik, et väiksemaid omavalitsusi me ei hinda päris samamoodi kui ütleme siis suurem osa omavalitsusi. Ja see puudutab just eeskujulikku taset. Aga edasi tase, et kas on olemas siis tunnustamise või premeerimise kord. Ehk kas teie omavalitsuses on kehtestatud noorte ja või noorsootöötajate tunnustamise ja premeerimise kord. Võib olla mõne korra nimi, muu osa. Kui jah, siis palun tooge selle korra pealkiri või vastav link. Ja eeskujulikul tasemel hinnatakse seda, kui tunnustatakse noorte valdkonna töötajaid ja noorte valdkonna noori ja noorte valdkonna tegusid. Ehk kõike kolme. Ja ka sellest on lähtuvalt need küsimused 23, 24 ja 25.
Küsitaksegi, kas 2021. aastal tunnustati teie omavalitsuses noortevaldkonna töötajaid? Kui jah, tooge välja, mis tunnustus anti. Või kas teie 2021. aastal tunnustati teie omavalitsuses noori? Kui jah, palun tooge välja, mis tunnustus anti. Ja viimane siis, et kas tunnustati edendavaid tegevusi? Kui jah, palun tooge välja, mis tunnustus anti. Ja need võivad ka kattuda teinekord, aga sellest ei ole midagi. Üks küsimus tuli ka tunnustamise kohta, et kas tunnustamisel tuleb ka jälgida, et tunnustamine toimus 2021 ehk mitte 2020 aasta tegevuste eest. Ühesõnaga, et kas see on oluline see, et millal toimus või millal oli see tegevus, mille eest antakse tunnistus või tunnustus? Arvan, et see, millal ta välja antakse, ei olegi oluline, vaid see, mis perioodi eest antakse. Ehk kui nüüd anti, ütleme, vabariigi aastapäeval eelmiste aastate eest need välja, siis ma arvan, et sobivad ka need. Nii, liigun edasi. Noorsootöö ja siin on ka Tärniga kriteerium koostöövõrgustik, mis tähendab põhimõtteliselt sama, et me vaatame vastavalt tulemustele, kas kõikide omavalitsuste puhul võiks hinnata seda kriteeriumit ühetaoliselt, võib-olla väiksemate omavalitsuste puhul me teeme erandeid. Hinnatakse koostöövõrgustikku siis 3 tasemel. Baastasemel seda, et kas noorte valdkonna töötajad on kaasatud valdkonna sisesesse võrgustikku. Ja küsimus puudutab seda number 26, kas noorte valdkonna töötajad on kaasatud teie omavalitsuse valdkonna spetsiifilisse koostöövõrgustikku. Jah, siis palun kirjutage millises. Siin me ikkagi mõtleme, et valdkonna spetsiifiline võrgustik ei koosne ühe valdkonna inimestest. Ehk kui omavalitsuses on eraldi noortekeskus ja nad kõik saavad oma vahel kokku, siis see ei ole valdkonna spetsiifiline võrgustik, vaid see oleks ikkagi laiem põhjalisem. Kõik need noorte valdkonna töötajad, ütleme ka näiteks huvihariduse, huvitegevuse, huvijuhid, noorsootöötajad, noortekeskuste töötajad ehk mõeldud on sellised laiemad grupid. Siis, et kas edasijõudnud tasemel hinnatakse seda, kas noorte valdkonna töötajad on kaasatud valdkondade ülesesse võrgustikku. Ehk valdkondade ülene võrgustik on siis see, kus on horisontaalteema on noored, aga see puudutab nii sotsiaalt, haridust, turvalisust ja kõike muud. Kui teil on selline valdkonna võrgustik olemas, siis palun kirjutage millisesse. Ja need valdkonna töötajad ei mõtleme siin all kindlasti mitte linna- ja vallavalitsuse ametnikke ainult, vaid ikkagi ütleme siis valdkonna spetsialistega, kes siis töötavad omas konkreetsetes ameti hallatavates asutustes. Et kui tuleb vastus, kus kõik koostöövõrgustik koosneb ainult linna- või vallavalitsuses, siis seda me ka hästi ei aktsepteeri. Ja eeskujulikul tasemel hinnatakse siis seda, kas noortevaldkonna töötajad osalevad omavalitsuste vahelises maakondlikus või üleriigilises koostöövõrgustikus. Kui jah, siis palun tooge ka millises. Siis koostöövõrgustik 3 tasemel. Et need küsimused 6.26.28 puudutavad seda. Uus kriteerium noorsootöös, mida ka siis alates 2021. aastast hinnatakse, on noorte valdkonna teenistujad. Ja ta natukene taoline kui põhiharidusega oma nüanssidega. Ja baastasemel hinnatakse noorte valdkonna koordineerimine teenistuja ametiühenduses. Noorte valdkonna teenistujad baastasemel siis hinnatakse, kas noorte valdkonna koordineerimine on teenistuja ametijuhendis. Ehk mida siis soovitaksegi hinnata seda, on see, et noorte valdkonna teenistujad oleks omavalitsustes olemas, kas siis sellega, et on olemas nende ametijuhendis
on eraldi amet või ameti nimetuse sees või on ainult selle jaoks eraldi isik. Ja baastasemel siis hinnatakse seda, kui on vähemalt olemas siis teenistuja ametijuhendis. Ja küsimus, mis seda puudutab, on number 29. Kas noorte valdkonna korraldamisega seotud tööülesanded on mõne teise omavalitsuse teenistuja ametijuhendis? Kui jah, palun tooge näide ametijuhendist. Edasi jõudnud tasemel hinnatakse seda, kui noorte valdkonna koordineerimine siis ülesanne on jõudnud juba ka ameti nimetuse sisse, mitte ei ole ainult toodud ametijuhendis. Ja küsimus number 30 puudutab seda. Ja kui teil on teenistuja, kes tegeleb noorte valdkonnaga ja see ka kajastub tema ameti nimetuses, siis palun kirjutage siia see ameti nimetus. Ja eeskujulikul tasemel hinnatakse seda, kui on omavalitsuses isik, kes tegeleb ainult noorte valdkonna koordineerimisega. Ja küsimus ongi, et kas te omas eraldi teenistuja, kelle tööülesandeks on ainult noorte valdkonna korraldamine ja kes töötab täistööajaga, ehk 2 tingimust. Kui jah, palun kirjutage siia ameti nimetus. Noorsootöös siis on veel soov hinnata kvalifitseeritud töötajate osakaalu. See on ka uus kriteerium, mida siis alates 2021. aastast hinnatakse. Hinnatakse 3 tasemel, baas, edasi jõudnud eeskujulik. Ja seda hinnatakse siis niimoodi, et võetakse aluseks siis 2 tüüpi töötajad. Ühed on noortekeskuse töötajad, teised on huvihariduse ja huvitegevusega töötajad. Ja küsitakse teie käest töötajate arvu. Esimesena on siis toodud noortekeskustes noorsootöötajad. Et kõigepealt küsitakse teie käest, et palju teil neid töötajaid on noortekeskustes. Teiseks küsitakse, et kui paljudel on, kui mitme noortekeskuse noorsootöötajate kõrgem haridustase on kutseharidus, ehk siis palutakse nende arvu. Ning siis küsitakse ka nende arvu, kellel on vähemalt kõrgharidus või kehtiv erialane kutse või osakutsetunnistus. Ehk läbi selle siis arvutatakse välja, kas omavalitsus täidab ära baastaseme või edasi jõudnud. Samad küsimused puudutavad ka siis huvihariduse ja huvitegevuse juhendajaid. Ehk kõigepealt on vaja teada, palju neid huvihariduse ja huvitegevuse juhendajad omavalitsuses on. Kui mitmel on kõrgem haridus kutseharidus ja kui mitmel on haridus, kõrgharidus või kehtiv erialane kutseosatunnistus. Palume tuua siis need arvud. Ja läbi selle siis leitakse proportsioonid ja arvutatakse välja, kas omavalitsus täidab ära baastaseme või edasi jõudnud taseme. Eeskujulikul tasemel hinnatakse seda, kas omavalitsus on seadnud noorte valdkonna töötajatele pädevus- ja kompetentsinõuded. Ja me palume siin viidata, kui te olete seda teinud vastavale korrale. Kui te vastate, et meil on ametijuhendis, siis see meid ei rahulda. Miks? Sellepärast, et mõte on siin hinnata seda, kas omavalitsus on läbi mõelnud, millise tasemega töötajat tahab ja ta on kuskil selle varasemalt ka ära fikseerinud. Et vastavalt sellele. Et seetõttu me palumegi viidata korrale. Noorsootöös veel on selline kriteerium nagu mitmekülgsed võimalused. Kas oli jälle küsimus? Ja, üks küsimus on tulnud, küsimus on number 35 kohta, et kas ametikohad peavad olema KOV hallatavate asutuste struktuuris, et meil toimub enamik huvitegevust eraõiguslike koostööpartnerite kaudu. Jah, need on mõeldud ikkagi omavalitsuse enda hallatavates asutustes, aga näiteks huvitegevuse alla lähevad koolide ringiõpetajad. Et kui teil koolides toimuvad huvitegevus, siis need ametikohtade arvud ikkagi tuleb märkida. Kui need ei ole, siis märgita 0. Nii, siis noorsootöö mitmekülgsed võimalused.
Ja küsimused puudutavad siis edasijõudnud eeskujulikku taset. Edasijõudnud tasemel hinnatakse seda, kas on toetatud huvihariduse ja tegevuse kättesaadavus. Ja siin küsitakse, et kas teie omavalitsus toetab rahaliselt laste ja noorte huvihariduse omandamise erahuvikoolides või teie KOV-ide asuvates huvikoolides. Kui jah, palun tooge konkreetne näide. Siin võib olla nüüd see, et omavalitsusel endal on näiteks huviharidus või huvikool, kus tema lapsed saavad käia, ta saab selle kohta näite tuua. Võib-olla, et omavalitsuses on mõne teise omavalitsuse filiaal, kus lapsed saavad käia ja omandada huviharidust, ta võib selle kohta näite tuua. Või ka omavalitsuses olla kehtestatud kord, kuidas on reguleeritud, kui endal ei ole huvikoole, et lastel on võimalik käia teistes omavalitsuses olevates huvikoolides ning ta maksab ka siis selle eest vastavat tasu siis teisele omavalitsusele. Võib tuua ka selle korra näite. Et need võimalusi, kuidas seda näidet tuua, on päris mitu. Ja eeskujulikul tasemel hinnatakse mitmekülgsetes võimalustes seda, kui omavalitsus toetab rahaliselt noorsootöö tegevust, kus noored saavad osaleda või osutada teenust. Ehk siin on, ütleme siis sellised teised tegevused, näiteks laagrid. Kas te korraldate neid ise või ostate sisse või pakute võimalust või toetate vanemaid, et lastel oleks võimalik laagrites osaleda. Et kui teil on selline näide olemas, siis tooge selline näide siis 2021. aastast. Sel juhul olete täitnud ka eeskujuliku tase. Noorsootöös on järgmised küsimused puudutavad tööelu tegevuse võimalusi ja seda hinnatakse ka siis 3 tasemel ja see on ka uus kriteerium ja osaliselt natuke muudetud. Ja seda hinnatakse siis niimoodi, et baastasemel hinnatakse seda, kas omavalitsus pöörab tähelepanu noorte tööalasele jõustumisele ja ettevõtluse soodustamisele ehk teoreetilise baasi andmisele. Edasi jõudnud tasemel hinnatakse seda, kas omavalitsus panustab ka sellesse, et noortel tekiks tööalane kogemus, praktiline, on see siis malev või mõni muu vorm ja eeskujulikul tasemel hinnatakse seda, et kas toetatakse noorte ettevõtlikkuse programme ja projekte. Ja küsimused lähtuvalt, et baastasemel, kus siis küsitakse ja hinnatakse tööala jõustamist ja ettevõtlikkuse soodustamist. Nii, baastasemel on vist räägitud, et kas toetate noorte ettevõtlikkust soodustavat tegevust, mille raames on fookuses teadlikkuse tõstmine, info jagamine, kokkupuudete võimeldamine. Ja need näited võiksid olla ettevõtlusnädal, ettevõtluse õppe, valikaine, seminarid noortele. Kui jah, siis tooge välja palun vähemalt üks näide selle tegevuse kohta 2021. aastal. Et see on siis teoreetiline õpetamine lastele, mis puudutab tööalast jõustamist ja ettevõtlikkust. Edasi jõudnud tasemel on siis noortemale või muu tööalane kogemus. Ja siin me küsimegi siis number 42 küsimusega, kas toetate noorte tööharjumisi soodustavaid tegevusi või jah, siis palun tooge vähemalt üks näide. Ja me siin ei mõtle kindlasti töövarjupäevasid, vaid ikkagi vähemalt 2-päevaseid üritusi, kus siis lastel tekib mingisugune või noortel tekib tööalane kogemus, on see siis malev või mingi muu vormis töö harjutamisel. Et kui teil on selline näide, et palun tooge siis selle tegevuse kohta ka üks näide. Ja eeskujulikul tasemel siis hinnatakse seda, et kui noored on juba omandanud, saanud tööalast kogemust ja noored soovivad ise ettevõtlikult midagi ette võtta, programme või projekte. Ja küsitaksegi, et kas teie omavalitsusel on projekte või programme, millega toetate rahaliselt noorte enda initsiatiivil loodud ettevõtlikkuse projekte. Kui jah, palun tooge üks näide. Et kui teil on projektide toetamise ja seal hulgas, puudutab see noorte ettevõtlustoetusi või vähemalt annab võimaluse tuua siis viite sellele näitele.
Nii. Järgnevad küsimused puudutavad siis noorsootöös haavatavate sihtrühmadega arvestamist ja seda mõõdetakse 3 tasemel. Ja baastasemel hinnatakse seda, et haavataval sihtrühmal oleks tagatud füüsiline ligipääs hoonetele. Ja seetõttu on küsitud ka seda, et mitmes hoones asuvad noortekeskused, sealhulgas noortetoad ja huvikoolid teie omavalitsustes. Et palume sisestada selle hoonete arv. Ühtlasi me palume siis sisestada ka hoonete arv, kus erivajadustega, siis füüsilise erivajadustega inimestel on olemas iseseisva sissepääsu võimalus. Et on olemas siis kaldtee, relsid, madalad kiviääred. Me palume teil sisestada ka hoonete arv, milliste hoonete juures on tähistatud infoparkimine. Ja me palume ka sisestada hoonete arv nendest siis noortekeskustest või koolidest, kus on olemas siis ka erivajadustega inimestele infotualettruumid. Läbi nende küsimuste 44–47 me hindame haavatavate sihtrühmade baastaseme täitmist. Edasi jõudnud tasemel hinnatakse seda, kui noortega tegelevad ka siis vastavad spetsialistid. Ja küsimus ongi, et number 48, mis seda puudutab, kas teie omavalitsuse noortekeskustes on olemas erioskustega spetsialistid haavatavate sihtrühmadega tegelemiseks. No näiteks nägemispuudega noored, HEV-noored, NEET-noored. Et kui teil on vastav spetsialist olemas, kas või vähemalt üks, et siis on võimalik edasi jõudnud tase täita. Ja eeskujulikult tasemel hindame seda, kui on olemas vastavad programmid haavatavate sihtrühmadega töötamiseks. Need võivad olla tõenduspõhised, aga ei pea olema. Me küsimegi, kas teie omavalitsuses on kasutusel programme eri tähelepanu vajavatega noorte töötamiseks noorsootöös, on need SPING, noorte tugila, kui jah, palun nimetage, milliseid programme kasutate. Et võite tuua välja kõik või mitu, et oluline, et te need siin välja tooksite. Siis on võimalik hinnata seda kriteeriumit. Infokodulehel natuke taoline nagu alushariduses, aga baastasemel info on omavalitsuse veebilehel. Küsimus ka, kas info noorsootöö kohta on omavalitsuse lehel kättesaadav või on olemas eraldi noortekeskuse veebileht. Kui jah, siis palun nimetage vastav omavalitsuse või noortekeskuse veebileht. Et ühest näitest piisab. Ja teisena me hindame, kas info on massi- või sotsiaalmeedias. Ja küsimus puudutab, kas asja ja ajakohast info võimaluste kohta leida massimeedias või sotsiaalmeedias. Ja ettepanek on siin, et tooge vähemalt siis viimane näide aastast 2021 ja viimane just selle tõttu, et see on just ajakohane. Ja üks viimaseid ja ongi viimaseid kriteeriumid, mida siis veel küsimused 52–54 hõlmavad, on noortekeskuste lahtiolek. Ja hinnatakse siis noortekeskuste lahtiolekut 3 tasemel, baas edasi jõudnud eeskujulik. Ja baastasemel hinnatakse seda, et noortekeskus on avatud vähemalt 20 tundi ja noortele sobival ajal, edasi jõudnud tasemel vähemalt 25 tundi, eeskujulikul tasemel vähemalt 30 tundi. Ja mõlemal juhul ka siis noorte sobival ajal. Ja sellest lähtuvalt ka need küsimused. Esile noortekeskus, mis on lahti kõige vähem tunde nädalas võrreldes teiste noortekeskustega. Ehk hinnatakse läbi selle noortekeskuse, mis on kõige vähem avatud. Ja palun nimetage siis selle keskuse nimi. Ja küsimus number 53 siis küsib, et tundi see noortekeskus on avatud, et sisestage tundide arv. Number 54 küsimus puudutab siis, et kas see on avatud ka noortele sobival ajal. Ehk kas teie omavalitsus on uurinud noorte käest, millised ajad on neile noortekeskuse külastamiseks kõige sobivamad? Jah, ei küsimus. Et kui vastate number 54 ei, siis kahjuks ei ole võimalik ühtegi kriteerium, ühtegi taset siit täita.
Nii, aga noorsootöös said küsimused otsa. Panin siia slaidile ka lingid, kus on võimalik siis kontakti saada ja kontaktisikuks jääb siis Andre Saljas, kes siis ka vahepeal siin andis siin. Nii, aga küsimus. Üks küsimus jah, et kas küsimus 52, et kas selle juures on mõeldud ainult noortekeskusi või ka noortetubasid? Siin on ainult mõeldud noortekeskusi. Piret, ma arvan, et siin on ikkagi noortekeskused ja noortetoad, et me neid siit nõndamoodi ei lahku, ei tõtta või ei erista. Et noortekeskus, noortetuba, mõlemad on siin mõeldud. Okay. Nii, kui on veel küsimusi, siis ma olen valmis vastama. Paistab, et ei ole. Aga siis ma tänan teid ja et jõudu tööle, kui jäi midagi selgusetuks, siis küsige üle. Kohtumiseni, kõike head teile. Nägemist.